Kas teie olete nõus oma armsa kodukoera, kui teil ühel ilusal päeval ei peaks enam olema raha tema ülevalpidamiseks metsa tooma, puu külge siduma ja huntidele jätma? Mõned inimesed aga on oma eilsed lemmikud julmalt maha jätnud. Suurem osa metsa viidud koertest hukkuvad, surevad oheliku otsas nälga või murtakse kiskjate poolt maha. Mõni suurem ja tugevam koer aga rabeleb ja närib end köidikutest lahti, kulgub ringi, metsistub ja leiab teisi omasuguseid. Kas teie olete metsas leidnud koerte karjasid, mis siis võivad ohtlikud olla nii kodu kui metsloomadele? No ikka on nähtud. Suuri karjasid nähtud. 4-pealisi, 5-pealisi, 6 isegi on olnud. Ja need koerad on suured ikka päris? Jah, need on ikka saksa lambakoerast suuremad ja niisugused saksa lambakoera suurused. Osad on küll väiksemad, aga üldiselt on nad kõik murdjad praktiliselt. Metsistunud koer pole enam koduloom, vaid on sisuliselt hunditaoline metsloom. Nad käituvad nagu ehtne hundikari ja peavad jahti. Kutsikaid murdma õpetades ei pelga selline kari ka inimese eluaseme ligidale tulla. Mul võivad minnata inimest samamoodi. Ei ole, sest nad muutuvad metsikuks inimest, nad ei karda. Nii kui metsaloom ütleme, hunt pelgab inimest. Ta ei tule inimeste lähedale. Kui koerakarjad on metsades murdmas, tuleb nad sealt kuidagi välja saada. Aeg-ajalt läheb mõnel vähese eetikaga jahimehel närv mustaks ja ta laseb mõne hulkuva peni maha. Kui koeral on aga omanik, läheb see muidugi närvi ja lugu tekitab ajakirjanduse skandaali. No, mida teete teie oma jahimeestega, näiteks kui teil on mõni liige, kes jahieetikat rikub? Nad visatakse jahiseltsidest välja, ka selliseid on olnud. Ja loomulikult, kes mitte ainult eetikat ei riku, vaid ka seadust rikuvad, siis ka minnakse juba tema tulirelva äravõtmiseni. Kuid hüljatud loomadega õiendamine pole odav lõbu ka omavalitsustele. Ühe koera varjupaiga koht, halastussurmasüst ja korjuse hävitamine maksavad kokku kuni 5000 krooni. Terve Eesti peale teeb see miljoneid kroone aastas. Koerad teevad metsas palju pahandust ja neid lasta ei tohi, samas ei saa lõpmatuseni nagu ka läbi sõrmede sellele vaadata. Aga see on ainult üks pool, teine pool on loomaomanik. Kui loomaomanikku me ei suuda ohjeldada, siis see probleem ei lõppe mitte kunagi ja see on lihtsalt ressursi raiskamine. Heiki Valneri sõnul on Eestis vaja üleriigilist koerte ja kasside registrit ja kiipimiskohustust. Ja samuti tuleks kasuks üleriigiline lemmikloomade pidamise eeskiri. Tänaseni on see aga iga valla enda asi. Mida aga metsades hulkuvad koerad teevad, eks vaadake ise. Need koledad pildid on koerte poolt murtud metskitsest Võrumaal.